No nii, let's go. Kütsipeatuse 10. episood, meil väike juubel. Täna on meil üks väga eriline külaline siin Evalis koha peal, sest me näeme, et siin on seina peal ka üks. Ma ei teagi, mis see täpselt tähendab, kas see on auhind või mingi võistluse plakat. Igal juhul tere tulemast Risto Kapet. Ja täna ma arvan, me räägime väga palju e-autospordist ja simracingust. Nii et Kaspar juhata sisse meid esimese teemaga ja vaatame siis. Just, nii palju me sinust teame, et sa oled kõva legend nii-öelda võib-olla isegi Eestis e-spordi peal. Räägi meile natukene, kuidas sa e-spordini jõudsid? Jah, tere. Ma ei tea, kas legend, aga võib-olla jah, ma olen olnud esimene, kes sellega nagu täiskohaga tegeleb, et see on see minu nišš olnud. Kust ma sinna jõudsin? Ma olen praegu 31, nüüd päris vana juba, aga jah, kui ma olin mingi 6 või 7, mu kõige esimene arvutimäng või üldse arvuti ma sain, siis kohe esimene mäng oli F1 2000. Mul on sellest täitsa pilt ka olemas, kus ma mängisin klaviatuuriga. Et ma olen nagu terve elu keskmisest rohkem automänge mänginud, käisin teismelisena kardikoolis, käisin hilisteismelisena, läksin juba kardikeskusesse tööle 15-aastaselt. Nii et ma olen nagu hobikarti niimoodi sõitnud, natuke siis võistluskarti ka, nii vähe kui raha lubab, aga jah, seal võistluskardis, kui sul pole mingit sponsorit või isa ei oma mingit firmat, siis on nagu raske päris autosporti nagu ise saada lapsena. Nii et rohkem nagu mängisin ja nagu ikka lapsena mängid kogu aeg, aga ma siis aina rohkem hakkasin sõidumänge mängima. Ja aasta võis olla mingi 2013-14, kogemata sattusin mingitele võistlustele, kus maksti mingi 5 eurot mingi hot-lap võistluse eest või $10 mingi võistluse eest. Mingi Ameerika mäng nimega Sim Raceway, see on siuke, Sonomas on mingi päris rada ka ja siis nad tegid mingi projekti. Ja siis ma saingi sealt mingi $100 kätte paari kuuga ja siis tekkis siuke mõte, et kurat on võimalik nagu teenida, mitte ainult kulutada. Ja siis ma nagu vaikselt olen hakanud seda ajama ja siis olen siiamaani siia podcasti välja jõudnud. Ma korra tulen sinna hobikardi juurde tagasi, et kui kaua sellega tegelesid ja mis see budget siis oleks, ütleme, kui täna mingi noor tahaks alustada? Oskad sa öelda? Hobikardiga just. No just hobikardiga. Kuidas see üldse kalender seal välja näeb, kui mitu või kuidas alustada üldse? Ja, tegelikult see on üks asi, millega ma tõesti siiamaani tegelen, et juba teate teie podcasti konkurendid Corner 1, nad teevad autospordi teemalise podcast ja neil on siis hobikardi sari ka, et ma olen nagu üritanud siis viimased 10 aastat teha oma karjääri nii, et ma ainult teenin või ma saan nagu tasa asjadega, et ma siis tegelen nagu hobikardiga siiamaani nii, et ma võimalik nagu midagi võita või et makstakse kinnosalus. Ühesõnaga, et hobikart jah, on nagu kardikool, mida oli siis, kui mina oli väike, on siiamaani, kus tõesti mingi, ma ei tea, 30-40 euri kord, saadki lihtsalt käia, vahepeal õpetatakse sind, siis saad käia niisama sõitmas ja on olemas näiteks lastele on siuke sari nagu Talendid rajale, mis on ka juba mingi 10 aastat vist käinud, kus sa saad igaüks saab minna, nagu hobikardis ikka, sa ei pea mitte midagi omama, sa lihtsalt lähed kohale ja saad sõita ja seal on ka nii, et siis parimad saavad nagu võistluskaardi testipäeva auhindu, aga seal on see tase päris kõrge, et kui sa kuskil kardikoolis ei ole, siis nagu raske kuhugi saada, et seda saab teha, see on siis noortele. Aga muidu on erinevaid selliseid sarju, mis kas kardikeskused ise nagu korraldavad või siis on siuke 2-3 sükest, on see Corner 1 sari ja siis on Eesti kardikeskuste karikas ja paar asja veel ja lätlased korraldavad igast asju, et näiteks mul on üks sõber ka, Iller Jürgenson, kes on kardikooli treener, kellega me vahepeal teeme siin simulaatoritest trenni. Tal on nagu selle aasta kalender ja see on nagu iga nädalavahetus on mingi hobikardi üritus ja see isegi, seal on mingid poisid, kes sõidavad võistluskaarti ka ja mingid muid asju ka, nii et tegelikult alates kuskilt veebruarist kuni, ma ei tea, novembrini on nagu tegelikult kalender täis, kui tahad midagi sõita, nii et kui natukene raha on, siis jah, saab ja selleks ei pea mingit litsentsi või asju omama, lihtsalt natukene raha. Aga ma vaatasin ka seda, et sa sõidad ju tegelikult talvel ka ju. Ütlesid praegu, et novembrist veebruari on nii-öelda vaba aega, kas sa ju sõidad tegelikult talvel ka ju mingid etappe kardiga? Sellega on üldse naljakas, et meil siin talved on nii, et mõnikord detsembris on nädal aega asfalt puhas ja siis oligi näiteks siin samas Laitses on kardirada, kus saab talvel lume peal ka sõita, nii piikidega kui piikideta, aga näiteks me käisime ka seesama kardikool korraldas võistlusi, kuhu ka teoreetiliselt saab igaüks tulla, mis oligi päike paistis, 5 kraadi oli sooja keset detsembrit, nii et saab. Aga jah, Laitses saab sõita nagu talvel. Tallinnas enam sisekardi rada pole, kunagi oli Viimsis ja kunagi oli siin samas laagris maal, nüüd on Rimmis katuse peal, aga ka Tartus Langel on nüüd siserada, kus on elektrikardid, nii et seal on ka võistlusi, et seal isegi oli ka
Noh, pärast räägime juba e-autospordi meistrivõistlustest, aga ka hobikaardis on nii-öelda maailmameistrivõistlused, kus sihuke kaarditootja nimega Sodi on sihuke võistlus nagu Sodi World Series, et sa saad nagu iga võistlusest punkte ja siis aasta lõpus tipp-punktide saajad saavadki nagu hobikaardi maailmameistrivõistlustele. Et see elektrikaardist pääses 1 või 2 piletit saadi, see just oli üks võistlus ja tavaliselt hobikaardist samamoodi, et ongi võimalik, jällegi sa ei pea midagi ostma ega omama, aga kui sa piisavalt palju võistlusi teed, teenid mingeid punkte, siis sa saadki nagu maailmameistrivõistlustele, et sihuke redel on täitsa nagu olemas täiskasvanutele ka. Ma tahaks ikkagi korra teada, et kui ma nüüd tahaks Eestis hobikaardindusega alustada, mis ma tegema peaks või kus ma minema peaks ja mis see, ütleme see esialgne investeering oleks siis? No näiteks sel pühapäeval, ehk siis ülehomme praegusest, on siinsamas Laitses ongi Corner 1 hooaja, ma ei tea, 3. etapp, kus osavõttutasu on 90 €. Sellest sa saad garanteeritud 3 võidusõitu, seal on mingi 60 inimest tavaliselt kohal. Ja siis tuled kohale ja näed, mis toimub, et hea on võib-olla, kui sa käid enne mingi sõpradega sõitmas, ütleme üks sõit on keskmiselt 20 € tänapäeval. Et ütleme, noh, ümmarguselt 100 € saad korra proovida ja siis võistlema minna ja siis võistledki ja ongi juba lahe ja sealt näed edasi, kas sul on mingi konkurente, kellega võistelda ja sealt see läheb. Okei, ja need on need samad kaardid siis, mida sa saad niisama ka minna rentida? Jah, täpselt samad. Need hobikaardid siis nii-öelda, okei. Ja võistlustel ka neid, noh, nagu loositakse, et sealt kindlasti väiksed vahed on, aga jah, seal nagu loositakse, siis sa saad keskmiselt hooaja peale nagu sama kaardi nagu teised ja seal pannakse kaalud ka paika, nii et kus on võimalik, nii et saab täitsa võrdselt sõita. Ja see on, ma ütlengi just, et kaardiga on hästi oluline see kaaluvahe nii-öelda, et just, et kui oled ka seda kergemate poistega, nad kaovad lihtsalt ja ei olegi mingit šanssi, aga kui kaalud pannakse paika. Aga kus maalt see maksimumkaal tuleb? Ütleme, kui siin mõni poiss on 50 kilo ja Kaspar läheb siin, siis on vaja siin korralik jahukott taha vidata sinna. Keskmiselt hobikaarti on 30 kilo palasti, mis on maksimum panna, et seal Corner 1 võistluse on 75 pandud nagu, et kõigile. Ja ka näiteks Eesti kaardikeskuste karikas on 2 klassi, et on 60 ja 90. Et noh, saab nagu heavy klassis ka osaleda. Seal Corneris on ka heavy klass, aga noh, pannakse 75 kilo peale. Et noh, enam-vähem ikka aitab, seal on tõesti mingid noori kutte, kes on 30 kilo. Ja noh, sa paned veel 30 kilo otsa, et on ikka 15 kilo kergem, et juba see on siuke pool sekundit ringile. Aga noh, saab võidusõita ikkagi. Nii et tundub, et meie Kaspar sinna ei tobi. Ei, aga mõtle just, et tegelikult see täiskasvanud oma, mis sa ütlesid, et mis see 90. See 90 saaks, enam-vähem auk oleks. Koos varustusega. Peaaegu, ma ei tea. Mina ei lähe. Aga ühesõnaga, kui sa oled üle 90, siis tegelikult siis ei saa sinna või? Sa saad võistelda lihtsalt, siis saadki eraldi nagu klassis, ongi nagu heliklass, siis sa saad eraldi auhindu, et sõidate raja peal koos, aga arvestus on eraldi. Aga võib-olla me oleme ainukesed seal. Seal on päris mehi päris palju, nii et. Okei, no eestlased on ikka suured poisid, nii et see. Jep. Okei, ühesõnaga siis me peame mingi mega challenge'i võtma sellega, et minema poistega. Võt see oleks äge, see oleks väga äge. Kas sa tegeled tegelikult ka nii-öelda siis koolitamisega, nii simmi kui kardiga või ainult ühe poolega või? Tegelikult mõlemat jah, kui ma praegu otseselt nagu täiskohaga aktiivne e-autosportlane ei ole, et ma natuke tegelen muud asjadega, läksin kooli ja käin, ma ei tea, praktikal ja käin rahvatantsus ja mida iganes, aga siis kui ma seda täiskohaga tegin, siis ma tegin päris palju seda ja aga nüüd ma teen natukene, et ka on nagu mõned noored, kes sõidavad karti ja sõidavad simulaatorit, et eriti talvel on nagu hea, et kellel pole raha, et kuhugi Hispaaniasse minna karti sõitma, nad tulevad siia samasse, siin me teeme trenni, et siis saab tegelikult väga palju asju teha, nii et jah, natuke ma õpetan ja mõnikord mingid suvalised inimesed helistavad, et kuule, mul tahaks, ma ostsin mingi 10 000 simulaatori, et tahaks kokku panna, saad aidata, et guugeldasime, et saad mingi vend ja siis ma lähen kohale ja panen paika, et sükst asja juhtub rohkem kui kord aastas. Aga ennem kui me simu peale lähme, kas sa oled nagu mis oled nagu kardid, aga oled sa nagu vaatan, siin on e-vormel on ja kas oled mõne siukse masinaga ka sõitnud, võistelnud või mis on see kõige ägedam nii-öelda racing kogemus siis? Jah, hobikaart on hobikaart, siis jah, aasta vist oli 2014 ja 2015, ma töötasin seal Õismäe kardikeskuses mingi 8 aastat instruktori ja treenerina. Et sealt ma teenisin terve suve raha ja siis tegin, ma ei tea, 2 võistluskardi nädalavahetust kaasa. Et see võistluskart oli lahe, Rotax Max klass oli. Siis kunagi oli, vist aasta oli 2020, kui oligi Evalis oli üks Porsche Cup Challenge, mille võitja sai siis ehk mina sain Porsche Driving Experience'i Audrus 2 korda isegi, sest esimene kord sadas vihmesti kõvasti. Et siis ma olen Audrus saanud Porschedega natuke sõita, aga noh, instruktori taga. Siis kunagi Vampiroja kutsus on Mannergut sõitma, ma olen seal 2 või 3 etappi saanud, et olen saanud seda kangutada. Siis mis veel, Corner 1 oli eelmise aasta võidu eest, oli üks auhindadest oli ka ühe võistlus V1600 klassi Toyota Yarisega, sain Audrus kihutada.
Siis neil oli Vormel Estonia oli ka osa mingist mängust seal, siis ma sain sellega ühe korra Aravetel sõita paar ringi, mis ei olnud väga erilist, ja siis korra Audrus ka, nii et olen saanud Historic Vormeliga paar ringi testida. Siis üks asi tegelikult, kuhu ma lähen 2 nädala pärast, oli eelmine aasta oli mängude ööl, oli Red Bull Racing Challenge, mingi Grand Turismo võistlus, kus ma võitsin siis tripi Austriasse ja ma lähen sinna Vormel 4-ga sõitma, mis on vist parim asi, mis üldse saab või mis on olnud. Et sellised väiksed otsi on olnud, jah. Sa oled väga tagasihoidlikult ei rääkinud praegu seda, et sa oled sõitnud ka e-vormeliga ju. Läks meelest. Väga tagasihoidlik, mis asi, see on mingi 700 midagi kilovatti või ma eksin praegu, et... Ma ei tea, mis seda full power on 350, aga... Selle sõitsid ennem sõitsid Porsche Taycaniga või? Ja just. Praegu on 2025, siis 2023 lõpus oli ka Vormel E-d oli see ametlik e-spordisari, kus ma mitu aastat sõitsin, muidu olid sellised rahalised auhinnad, aga siis oli ühe sarja auhind oli saada nagu Londonisse päris Vormel E-etapi keskele, kus me siis nagu lava peal sõitsime ja selle poodiumi auhind oli see, et meid siis lennutati eelmine aasta Portlandi Ameerikasse sõitma päris Vormel E-ga. Et see oli nagu mega kogemus, mega üritus, aga seal me saime teha 2 ringi 110 kilovatti režiimiga. Nii et see tegelikult, see, et meid sinna lasti, see on ülilahe, aga see sõidukogemus, see ei olnud midagi erilist. Kuigi see Taycan oli väga crazy, see nagu tõmbas tõesti kaela nagu peeneks. Ja see Vormel E oli lihtsalt see, et ma sain simulaatori peal täpselt katsetada, kuidas ta päriselt nagu käib. Ja siis, päriselt oli täpselt sama. Et see oli tore ja see meid oli seal 3 ja 3 vennast oli kõige kiirem selle 110 kilovatti ja 2 ringiga. Sellepärast see mulle juba tundki meelde, et meid keerati see auto nii maha, et see polnud midagi erilist, aga asju on juhtunud, jah, kindlasti on midagi veel meelest läinud, aga sellised, ma pole kunagi midagi võistelnud päriselt, aga ma olen saanud proovida asju ja... Sa mõtlen, aga kõik ju selles mõttes siuksed ju sõidud on tulnud siis e-spordi pealt? Jah, mul pole raha, et ise midagi kinni maksta. Kuigi sellised võistlusi tegelikult on olnud välismaal rohkem, ma olen ka näiteks saanud teise koha, näiteks selline üritus nagu World's Fastest Gamer, kus näiteks esimese sarja võitja Rudi Van Buren on praegu Red Bullis ametlik simulaatorisõitja ja teine vend Erhan Jajovski sai ka kuhugi ja siis on James Baldwin tegelikult, kes on ka sõidab GT-sarja, et ma olen sellistes võistlustel tihti on mingi teine või 3, kus võitja on saanud päriselt nagu mingi lepingu. Näiteks kunagi oli Grand Turismo peal see GT Akadeemia, et kui te seda Grand Turismo filmi olete näinud, siis sama story. Et tegelikult selliseid projekte on päris palju olnud, aga Eestis on kuidagi vähe ja ma olen nagu mõnest asjast ka napilt ilma jäänud. Kas sa sellest samast võistlusest võitsid ka osa või, millest see film tehti? GT Akadeemiast ei, ma küll käisin eelmine aasta Grand Turismoga olümpial, et see oli ka omamoodi naljakas asi. Aga GT Akadeemiast on pole osa saanud ja see on ikka Grand Turismo spetsialistid, konsoolispetsialistid, aga ma olen rohkem siuke arvutispetsialist. Aga võib-olla tundub, et see on väga lahe teema, et tundub, et see simist on nagu võimalik väga kaugele jõuda, aga tuleme nüüd natuke neis algusse tagasi, et kui sa rääkisid, et sa alustasid mänguga, siis ju tegelikult veel roole või kui ei olnudki see klaviatuuriga mängisid, aga mis oli siuke esimene päris mäng, kus sa juba hakkasid nagu, ma ei tea, ma ise ka mäletan kunagi, olid mingi Need for Speed Underground 2, et seal sai drifti sõidetud, mingi täiesti suva rooliga vaata, aga tuus oli ikka. Mis sul oli see, kus oli nagu siuke esimene juba päris nagu tunnetus või asi, et kust lähmegi sealt minema ja siis vaatame, kus tänapäeva välja. Ma mäletan, kui ma olin mingi 3 või 4, mul onud oli mingi DOS arvuti ja DOSi peal oli see Grand Prix, vist oli Grand Prix. See oli ka oma aja simulaator tegelikult, et seal klaviatuuriga, aga nagu ikka sai peenelt. Ja see sama F1 2000 tegelikult selle füüsikamootor on sama, mis oli R-Factoril ja R-Factor 2. Ja esimese rooli ma sain võib-olla aasta hiljem, ma olin mingi 8 aastane, kus oligi siuke, see polnud isegi mitte polnud Logitech Momo, vaid see oli mingi Microsoft Sidewinder, et ühesõnaga ilma force feedback'it, aga seda sama juba 8 aastaselt, mul on ka mingid pilte, kus ma juba rooli keerasin, nii et see juba väga varakult algas ja see juba oligi minu jaoks päris koht ja ma ei tea, kas teie juba mäletate, kunagi oli Coca-Cola Plaza all keldris oli siuke asi nagu Game Plaza. Ma olen istunud seal tunde ja tunde ja tunde. Aga mina mängisin seal, mängisime Counter-Strike'i. Just ma olin, et CS-i peal. Sest on mingi pealtnägi osa ka, kus seal Rops teeb asju, aga ühesõnaga seal teisel pool seina oli ka nagu Logitech Momod reas ja sai F1 2002 sõita ja kolime Career Rally 2.
et seda ka alati, kui ema või keegi läks ülesse kinno, siis ma läksin keldrisse. Ja siuksest kohast on tegelikult täiega puudust, et nagu aasta on 2025 ja parim asi, mis meil on see siin, kus on juba 4 simulaatorit, et ma nagu ka, kõik need tüübid, kes on 10 000 eurised simulaatorid ostavad ja mind külla kutsuvad, ma räägin neile ka, et pange oma raha, et tehke mingi siuke kohvika asi, aga pole veel tehtud. Ma arvan, et täna on siis see, et need, kellel see hobi on või huvi on, nendel on kodus juba see. Võib-olla sellel ajal oli nagu lihtsalt raske kätte saada, et täna lähed jalutad Euronixi sisse, võtad oma kogu komplekti ja lähed minema. Just, kahjuks küll jah, kuigi nagu väga vähe on puude, et oleks siuke koht ja siis saaks ka nagu võistlusi korraldada koha peal ja saaks ka kardikooli või midagi teha nagu gruppidele ja kui oleks siuke koht, kus mingi admin istub laua taga kogu aeg, kus on kogu aeg uksed avatud, siis saaks ka inimesed käia proovimas kas või enne, kui nad ostavad midagi. Et ma arvan, et turg oleks. Seda ongi, ma arvan, et kui rahvas hakkaks siin käima piisavalt, nii et see koht oleks, et sa ei mahuta enam rahvast ära, on ju. Ma arvan, siis oleks, et keegi, kuule, see on hea mõte, et nõudlust on ju, ja võetakse edasi, et ei kindlasti jah, äge. Aga mis oli su siis, aga mis oli su esimene siis siuke nagu päris komplekti moodi asi, et kus sa juba tundsid seda, kuule, ma võiks mingist võistlust osa võtta või mis vanusest see tuli ja mis oli su esimene komplekt korralik siuke? No jällegi, ma olen põhimõtteliselt kõik roolid läbi proovinud, alates sellest Logitech Sidewinder, siis oli Logitech Formula X, kus juba oli vist Force Feedback, aasta oli vist 2010, sõitsin mingid R-Factorit ja kui ma olin umbes 19 või 18, kui see Sim Raceway oli, siis ma oli Logitech G25, see sama Logitech, mis kõigil on. Et vahet pole, kas on G27, G29, 920, mis iganes on sama rool. Et sellega ma sõitsin väga pikalt, ma arvan, et mingid e-spordi võistlused ma tegin ka sellega kaasa. Nii et jah, 2013 või 14, siis ma pidin mingi siuke 19 olema, kui ma Logitechiga sõitsin ja juba raha teenisin. Ja mäng oli siis R-Factor 1 või siis Sim Raceway. See oli suht sama füüsika peal kõik. Kui me juba roolidest ja tehnikast räägime, mis sa täna soovitaksid osta? Kui mingi noor poiss täna vaatab, et ütleme siuke mõistlik hinna budget, et kas sa Logitechi täna vist ju ei soovitaks, täna on ju väga palju täna mitte. Tegelikult seda küsimust küsitakse nii palju, et mul on tegelikult siuke Exceli tabel tehtud, et ma võin igal pool saata ja et ongi iga raha jaoks on mingi nagu tase olemas. Aga teeme mingi 3 taset läbi siis, võtame, mis seal on sulle? Maksimum entry level, ütleme, mis maksab, ongi siuke, et paned laua külge lihtsalt, sul arvuti juba on, mingi ütleme, kasutatult saad 200 või 300 eurist on Trustmasteri roolid. Et kui Logitechil on nii, et nagu on see elektrimootor ja see on nagu hammasrattad, ta siuke koliseb veits, siis Trustmasteri on nagu rihmaülekandega mootorid, et need juba sujuvad, päris head. Et siuke Trustmasteri komplekt oleks siuke 250 euri kasutatult koos pedaalidega. Ja ongi kõik, paned oma mänguri arvuti külge. No siis keskmine on siuke, ütleme 1000 kõik asjad kokku, mis on umbes, meil tegelikult siin Evalis on 3-4 komplekti, mida me tegelikult hästi palju üritustele viime. Et see on ka siuke täpselt siuke bang for buck, et näiteks Moza ja Fanatec teevad mõlemad suht samasugust asja. Et kus ongi nagu direct drive roll, kus siis ongi lihtsalt on see võll on nagu otse elektrimootori sisse ja siis load cell pedaal, piduripedaal, mis nagu registreerib mitte pedaali positsiooni, vaid seda, kui kõvasti sa vajutad. Ja see rool peab üldse nagu tugev olema ja see pidurid ka lihtsalt on nagu suht siuke täpne ja mõnus. Ja võib-olla üks asi, mis aitab SimRacing, see on monitor või tihti kui ma ütlen inimestele, kuidas ehitada asju, siis see kõik algab nagu monitorist. Et see monitor võiks nagu olla veits nagu laiem, et sa näed neid külgede peale. Ja siis vastavalt sellele resolutsioonile saad oma nagu graafikkaardi osta ja kõik muu. Ühesõnaga 1000 eest saab endale, tegelikult saab nii ultralaia monitori kui mingi Moza pedaalid ja rooli. Ütle siis täpne mudel ka välja. No näiteks Moza R9 on meil siin või siis Fanatec CSL-DD. Et need kõik maksavad siuke 350-400 euri on baas pluss siis rool pluss pedaalid. Nii et 1000-ga saab juba siukse, et nagu e-spordi mõttes või nagu soorituse mõttes enam väga vahet ei ole. Et kui sa nüüd lähed järgmisesse tasemesse, mis ongi pigem nagu simuleerimiseks, et kui sul vaadki mingi klient, kellel on päriselt ka Lamborghini, enne kui sa lähed kuhugi Hispaaniasse, sa tahad trenni teha, et sa tahad tõesti mingit, näiteks SimoCube tegi siukse asja nagu Active pedal, et ongi nagu piduripedaal on ka nagu elektroonilise mootoriga, et sa saad teda seadistada ükskõik mis auto järgi, et kui pika käigu, mis vastu nagu surve on, kõik saab teha, seal üks pedaal maksab 1000 eurot juba. Ja siis ka see, motion riigides ma pigem ei räägi, et see sind kõigutab, see tegelikult väga midagi juurde ei anna. Aga ka mis meil siin on 3 suurt ekraani, see juba on mingi 1500 kokku. Siis rooli baas veits tugevam, näiteks ka SimoCube teeb, Fanatec teeb ka kallimaid asju. Tegelikult Moza teeb ka, see juba mingi 1000 ja siis mingi rool, kus on kõik labad ja nupud ka 1000.
et siis juba, ühesõnaga see ülemist piir ei ole, et kui sa tahad simuleerida midagi, sa võid osta mingi päris autorooli ja lähebki täitsa hulluks ära. Aga 1000 euri nagu ainult simracing asjade eest on juba hästi. Ja need cockpitid, mis meil on ka nagu alumiiniumprofiilides kokku pandud, mis tegelikult üldse kallid, et saab ehitada nagu Lego. See on ka juba mingi 4 soti eest saab juba kätte. Eestis on ka tegijaid, kes neid kokku panevad, nii et 1500 kõik asjad kokku saab juba siukse asja, et juba saab 99% nagu tunnetusest kätte. No see on siuke, sim on siuke hea asi ka, on ju, et näiteks kui sul on lapsel jõulud tulemas midagi, on ju, siis saad vaikselt öelda nii-öelda naise saad ära rääkida, näe, meil on lapsel vaja, on ju, ja saad alati ostad selle ära ja saad hakata vaikselt sinna asju juurde ostma, sest tegelikult on see, kui sa ostad mingi komplekti kokku, siis kogu saad vaikselt ostad midagi parandad ja natuke, just natuke parandad ja lõpuks ka nagu siuke hästi komplekt samas koos. Samas see inimestel nagu meeldib ka, on nagu simracerid, kellel on pered, et nende hobi vähemalt on nagu kodus, et nad ei ole kuskil, ma ei tea, kus oma autodega, et nad on kodus, kõik on turvaline, väga haiget ei saa, nokitsed, kui pead sööma minema, siis lähed teise tuppa ja see pole paha hobi ja lastele ka, niikuinii nad mängivad midagi või tulistavad või tapavad, et pigem siis simuleerige võidusõitu tuleb kasuks. Just. Saab kuskil päris võidusõitudele isegi. Jah, sest et ma olen ka palju argumenteerinud, et kui sa mängid mingit CS-i, siis sa ei õpi nagu päris mingi Kaitseliidu oskusi või kui sa mängid FIFAt, siis sa nagu sa ei õpi lööma, sa vaitad puldil nuppu. Aga kui sa sõidad trooliga, siis sa sõidad trooliga, need oskused kanduvad üle refleksid ja see on nagu kasulik mäng. Ja ostad lapsele simmu, lõpuks ise ikka mängid, laps teeb mingeid muid asju. Võib juhtuda. Nii ta läheb. Aga kuidas sa oled pikalt tegelikult ju karjääri ka võiks öelda ju teinud e-spordis, et näiteks jõuke nagu R8G e-spordi tiim, see on ju see ei ole enam Eesti nii-öelda tiim, vaid see on ikkagi ju maailmas tuntud tegelikult. Kuidas sinna said? Siuke tegelane nagu Roman Grosjean, sõitis F1 mõnda aega. No põhimõtteliselt aasta oli mingi 2018 ja 2019, siis me juba ma käisin ikka tavatööl ja niimoodi, aga meil oli paari kiire kutiga oli siuke ise tehtud tiim, lihtsalt mingi sõprade tiim, aga me olime mingi e-maili trustmesteril saatnud, kuule, et me oleme võitnud midagi, saatke meile kraami, juba saatsid meile kraami. Ja siis tuli Roman Grosjean, enne seda oli üks teine mingi prantslaste tiim, Olivier Bani, tal oli mingi tiim. Ja siis nad mõtlesid, et kurat teeks e-spordi tiimi, et siis ma ei tea, see tiim Redline juba oli, mis nüüd veel Verstappen üle võtnud, aga et nad tahtsid nagu tiimi teha. Selle asemel, et ise inimesi otsida kokku, nad lihtsalt vaatasid, et kes siin parim on, nagu mingis stseenis ja siis nad, kusjuures väga imelik, ma olen siiamaani olemas, mingi suvaline prantslane kirjutas mulle Twitterisse direct message, et mingi hästi pika teksti, et tahab mind katkises inglise keeles, et tahab alustada projekti, et siuke asi, mis läheks spämmi kohe ära. Aga siis ma mõtlesin, et okei, imelik, aga ma ütlen talle, et vai räägime ja siis rääkisimegi. Ja siis tahtsid teha, siis oli Air Factor 2 oli põhiline mäng ja seal oli siukseid ka võistlusi, pikama distantsi võistlusi ja asju. Ja siis saadeti dokument, kuhu sai allkirja panna ja ma ei tea, kuidas igast prantslased teevad, et prindid välja, paned pendiga mingi allkirja ühesõnaga, aga siis hakati PayPali mingi 100 eurot kuus palka maksma ja siis vist aasta hiljem tuli Roman Grosjean, kes tahtis ka tiimi teha ja siis tema võttis selle asja üle ja siis hakkasime 100 euri asemel 200 eurot kuus saama ja tulid juba mingid sponsorid, sain arvuti ja ka mingi komplekti ja siis oli päris värk, et ma Grosjeaniga ise pole kokku saanud, kuigi ma olen käinud ka nagu näiteks paar korda Pariisis, kus meil oli üks, sellest võib pärast rääkida, aga kui COVID tuli, siis oli siuke üritus nagu Virtual Le Mans, et kui päris sõitjad ei saanud vahepeal sõita, siis tehti nagu simracing üritusi koos päris sõitjatega. See oli nagu väga mega üritus. Ja siis läbi nende meie managerid oli mingid päris sõitjate managerid ja meie aitasime neid päris sõitjad, kes kui tuled simulaatorist tegelikult sa pead hästi palju seadistama, siis me olime need eksperdid ja siis mõnda aega see just COVID-i alguses see buumis nagu täiega, et nad otsisid seda simracingut. Ja siis tegelikult ma tehniliselt olen siiamaani seal mitte palga peal enam, aga nagu tiimi liige, et see teekond on mega olnud, jah. Seal said ju ka kindlasti üldse selles nii-öelda tuttusid ju hästi nagu ka kuulsate inimestega või kuulsate võidusõitjatega kindlasti olid ühe raja peal, et kes sul näiteks kõige nimekamad nimed on, kellega sõitsid võidu? No selles suhtes ka siis, kui see COVID tuli, siis oli siuke võistlussari nagu Race All Stars, kus oligi nii, et oligi üks sõit, kus olidki Verstappen oli, mingi Button, Alonso, Vettel, nad kõik olid seal, paar special eventi ja nagu väga stabiilselt sõitsid ka mingid tüübid, näiteks selle ühe Virtual Le Mansi võitsime tüübiga nimega Daniel Juncadella, kes on GT sõitja, siis
jah, ühesõnaga väga palju sõitjaid, kes, ja paljud neist on ka pärast saanud profideks ka. James Baldwin on üks, kes nagu oli niisama meiesugune, aga praegu sõidab GT autodega. Et see loetel on väga pikk, kusjuures Wikipedias ka, kui see Race All Stars sisse panna, on ka mingid ülekanded, kus oli ka vahepeal olid nagu eraldi sõidud, et oligi nagu legendide sõit, kus tõesti mingi vormelisõitjad olid seal ja kõik, kes on praegu vormel ees näiteks profisõitjad, on ka simulaatori peal läbi käinud vahepeal. Nii et me oleme, see meid enam nii väga eruta, kui see ongi normaalne. Pluss nagu tänapäeva nagu päris autospordis, nad kõik teevad simulaatori peal trenni. Ka näiteks eriti vormel ees, et see on nagu nii normaalne asi, et nad ongi nagu veits meie moodi ja meie nende moodi, et me väga nagu ei erista seda, et nemad ja meie. Seal me lihtsalt olime koos kuskil Teamspeakis või Discordis ja tegime trenni koos ja terve päev no life isime ja siis võist sõitsime koos ja siuke tavaline argipäev oli. Kas sa võitsid ka kellegi nii-öelda siis sealt ära või? Selles suhtes, et neid võistlus on nii palju, et okay. Sa oled ainult nii hea, kui sa eelmine või järgmine võistlus, et vahepeal jah, olin Verstappenist ees, vahepeal olin taga, vahepeal sõitsime otsa ja igast asju juhtus, aga jah. Aga Verstappenist rääkis, tema üldiselt oli, nagu ta praegu on, ta on kõigist lihtsalt kogu aeg kiirem, et tuli simracingu peale ja oli ka kohe kiirem. Ta on siuke omamoodi legend ja, aga ta pingutab ja ta teeb trenni ja tal F1 sõit lõpeb, siis ta läheb kohe simu peale, et siiamaani, nii et tema on eraldi vend, aga kõik ülejäänud on siuksed ka nagu väga teravad inimesed, nii et jah, igast kogemusi on. Ma mõtlen, kas nii teravaks saades te peate kindlasti ka ju palju trenni tegema. Palju sa tegelikult reaalselt teed, kui sa ütleme nii-öelda tipphooajal ja ka, mis on see kõige vähem hetk, kui sa teed trenni näiteks, et mis see kogus on? Jah, see on üks asi, mis on jah, nagu e-autospordi eripära ja võib-olla miinus ka, et sa saad nagu lõputult trenni teha ja miks ka ma võib-olla enam sellega ei tegele, et see nagu läheb hulluks ära. Et mul üks viimane võistlussari oli siukse mängu peal või simulaatori peal nagu Rennsport, kus tehti mingi uus mäng, kus põhimõtteliselt kõikide platvormi pealt tulid inimesed kokku, auhinnafond oli mingi mitu miljonit ja siis oligi nii, et mingid e-spordi tiimid võtsid palgale, mitte mind, mingi 5000 eurot kuus said ja pluss sponsorrahad ja nad tegidki, nad ärkasid üles, nad pandi isegi elama kuhugi majja kokku, kus nad mingi 6 aega järjest elasid, kus nad terve päev, kui sa ärkvel ainult sõidad põhimõtteliselt. Nii et kuni nii palju kui füüsiliselt võimalik, nii hulluks lähebki. Mul võib olla, 8 tundi ma tegelen sellega, sellest võib-olla 4 tundi on nagu reaalselt sõitmist, vahepeal sa ka pead analüüsima ja vaatame autoseadeid tegema ja tiimikate mingi plaani kokku panema, sest et ega meil isegi kõrgel tasemel meil siukest mingi oma manager ei ole, või F1 e-spordis võib-olla on, aga mulle pigem on meeldinud ise nagu asju korraldada, nii et siis saadki ise enda manager, ise enda mingi plaani tegija, et sinna lähed nagu rohkem aega, sest et kui sa sõidad tõesti mingi tund aega järjest, sa ikka lähed nagu nüriks ära ja sa pead vahepeal minema korrakski õue ja hingama ja siis tuled tagasi, oled kohe kiirem, et nagu ongi nii, et 8 tundi päevast tegelesin sellega, aga sellest mingi 4 tundi maks sõitsin. See tundub nagu päris äri juba siis ju, võetakse poisid kokku ja proovitakse, et saavad kuskil võidu kätte ja siis... Ja, ei oligi, sest et nagu need e-spordi tiimid, kes muidu kuskil sees siis ka on, nemad tulid ka sinna võistluses sisse, nemad teadsid neid suuri skeeme või kuidas nagu inimesi pushida ja siis pandigi nagu üksteise vastu võistlema ja suured rahad mängu ja inimesed läksidki nii peeneks ära kui võimalik. Ma mõtlen, et sul ka, kui sa räägid, et sa panid sinna lepingul allkirja alla, et kas sa siis annadki seal nagu mingid oma, mis iganes auhinnafondid asjad, kas see on kõik protsendid asjad juba kokku lepitud, et kui võidad ja täpselt nii käibki, et seal oli ka meil, et vist oli mingi äkki 20% oma võitudest läheb tiimile, aga tiim siis maksab sulle mingit stabiilset väikest summat, pluss annab sulle siis mingid sponsoreid, pluss nagu natuke ikka aitab mingi sotsiaalmeediaga. Et tihti oligi näiteks, mina võib-olla mingit suuri jackpot ei saanud, aga mul näiteks üks tiimikas Makedooniale vahepeal ka võitis mingi, ma ei tea, 50 000, siis oli nagu, et kurat, 20% sellest peab ära maksma. Aga kõikide aastate peale kokku see ikkagi oli seda väärt, et see tiimitoetus, tihti see tiim just sai meid kuhugi võistlustele. Nii et jah, päris äri jah, seal keegi nagu kahju, mis midagi pigem ei teinud. Ja. Aga ma mõtlen, kui nüüd ongi lähme samamoodi, kui mingi noor poiss tahab nüüd minna, kuidas üldse alustada või kuidas sinna siukse tiimi üldse saada, mis mänge peaks mängima või kuidas siin nagu see teekond võiks nagu alata. Ostan selle simu nüüd ära, võtan selle keskmise 1000 eurose moosa, mis mängu ma tõmban, mida ma teen. Selles Eestis on meil nüüd väga hästi, et tõesti aastast 2022 meil on nüüd Eesti meistrivõistlused, kus ongi nagu ametlikult Eesti Autospordiliit korraldab Eesti meistrivõistlused. Litsenseerib, meie korraldame või Eval korraldab, aga et ongi näiteks meil on ringraja peal on iga kevad on siis GT-autodega ja iga sügis on vormelitega, ongi nagu e-autospordisari, et see, mis meil siin on ka nagu Eesti meistrivõistluste screenshot või tiitel.
Ja siis ongi näiteks ka, kui me siin teeme näiteks kardipoistega trenni, siis me alati treenime selle parajasti käiva nagu Eesti meistrikate nagu platvormi peal, et meil pikalt oli R-Factor 2, nüüd on meil nii, et GT-sari on Assetto Corsa kompetitsioone peal olnud ja vormelisari on siis iRacingu peal. Et nüüd sügisest hakkab, ütleme, et kui sa praegu küsid, et kus alustada, siis ma ütleks, et iRacingu pealt, sest et meil sügisel hakkab iRacingu sari. Meil nüüd siiamaani oli see, et kuna FIA üldse e-autospordis on väga vähe nagu standardiseeritud võistlusi või mingid maailmameistrivõistlused, igaüks on kuskil oma kohas. Aga FIA nagu veits on üritanud teha mingit standardiseeringut ja üks mis neil on nagu iRacingu peal F4 nagu championship, et iga nagu riigi alakomitee, nagu päris autospordi alakomitee saab siis korraldada e-autospordi võistlusi, mida ka Eesti teeb. Ja siis praegu me näiteks on vist veel viimased mingid koodid alles, kus sa ostad 20 € eest Eesti Autospordi Liidu kodulehelt litsentsi ja autospordi litsentsi, siis sa saad aastaks ajaks iRacingu tasuta, säästab mingi 100 €. Et siis ongi, meil siiamaani vormel 4-ga, nüüd just tuleb mingite kiiremate vormelitega ja siis hakkad sõitma, et siis sa näiteks saad Eestis saad mingit tunnustust või kindlasti kõige kiirem viis areneda ongi teiste vastu võistelda, just nagu päris inimeste, et kui sa mingi single player'is mingite botide vastu mängid, siis vahet pole, keegi ei tea. Ja näiteks päris palju üks asi, mis ka mina pidin tegema, mis teised teevad, on see, et sa nagu streamid oma sõite, et see on päris popp, et meil on ka nagu igast etapist on ülekanded, kus päris head kommentaatorid teevad nagu ülekandeid, aga tihti vaadatakse ka nagu sinu point of view streami kuskil Twitchis. Et kui sa näiteks teed trenni ja võistled ja sul on mingid fännid juba ja kas või mingi oma sõbrad, kes seda vaatavad ja siis siin märgatakse, siis kutsutakse kuhugi tiimi, kus on teised paremad sõitjad, alguses võib-olla mingit raha ei ole mängus, siis võib-olla juba keegi maksab sulle lihtsalt omast taskust natuke peale, et palun tule, sest see on nii lahe, siis võib-olla juba saad mingid sponsorid panna raja peale, nii nagu sinna Audrusse on Vego sponsorid pandud, et saab nagu virtuaalselt sponsorid ka reklaamida, siis sealt võib-olla tulebki mingi 5 € päris tulu, siis sul on mingi firma omanik, kes vaatab, et kurat päris lahe, paneks oma sponsorid ka, tuleb mingi 200 € mängu ja siis keegi hakkab sulle maksma ja sealt see vaikselt hakkab tulema, et see on just lahe, et meil nagu Eesti tasemel meil on seda nagu potentsiaali, et päris palju noori on, kes ongi ka, keda ma olen kuskilt nagu hakanud õpetama, kes on nagu saanud mingisse tiimi juba sisse, kus keegi oma taskust natuke maksab ja siis nii käib ja kui sa võidad, näiteks saad poodiumile, kusjuures meil Eesti meistrikatel on ka mitte ainult üldpoodiumi arvestus, vaid on ka nagu algajate arvestus või nagu rookie-klass või et siis saadki aasta lõpus saad Autospordi Liidu galale näiteks, kus saad ikka teiste autosportidega koos, saad nagu oma karika kätte ja et see juba võid pärast seda mingite sponsorite kirjutada, ma ka nüüd minu see Roman Grosjeani aeg on nagu läbi, näiteks mul on Eestis on 2 sponsorit, mul on Euronics ongi ja Salvest. Euronics aitas mind siis, kui ma pidin minema sinna olümpiale, et ma oli vaja PlayStationit ja asju, siis ma kirjutasin, et kuulge vaadake, ma olen tegelenud sellega, äkki tahad aidata ja nad olid nagu, et mingi päris reklaam neile, päris inimene tegeleb, andsidki mulle PlayStationi rooli, cockpiti, pärast ka veits asju saad neilt ja siis sain neile teha mingi contenti ja see oligi nende jaoks ka kasulik. Ja Salvestiga on üldse naljakas, et kui ma olen käinud kardivõistlustel, siis on siuke toode nagu kaunviljakauss, mis on siuke üli nagu toitav kraam, et mulle meeldib mõnikord siuke tervise või jätkusuutlike asjadega eputada, siis ma olen nagu alati käinud võistlustel, teised söövad mingit kommi või purksi, ma olen kaunviljakaussi söönud, siis ma nagu iga etapp käisin, tegin pilte, lõpuks aasta lõpus saatsin neile kirja, et kuule vaadake, siin on mingi kollaaž piltidest, kus ma kuskil üritustel kaunviljakausiga, nad olid nagu davai tule kohale, andsid mulle alusetäie mingi 500 € eest kraami lihtsalt, mida ma nüüd saan süüa. Et sa pead ise seda ajama, sa pead mingi kasuliku nagu nurga leidma, aga kui sa oledki pildis, sa isegi ei pea kogu aeg võitma, kui sa oled pildis, sa oled lahe, sa nagu näitad teistele, võib-olla viid mingid päris elu asju kokku, kas või sama Vegoga, et kuidagi, ühesõnaga, et ise leiutate midagi ja siis asi hakkab käima ja vaikselt tuleb, aga see võtab ka aega, sa pead harjutama ikka kõvasti, et teistest parem olla, sest et kõik teised harjutavad ka. Ja et sa vajad nagu väikest commitmenti küll ja aega läheb sinna palju, aga neid redeleid, mida valida, kust ronida, on mitmeid. Ja minu arust on see üldse nii äge, et see tegelikult e-sport annab, teeb see kuidagi nii kättesaadavaks üldse, et see nagu just, et nagu sa oled need lood, et sa oled välismaal lennutatud sind päris masinatega sõitma, see on nagu nii äge, et see on kõik on sellest samast väiksest arvutist ja silmist või väga reaalselt võimalik saada. Aga kas on teisi sponsorid ka veel peale Euronixi ja Salvesti olnud? Ei,
või noh, enamus on ikka jah see, et ise paned raha kõrvale, ise investeerid oma aega ja noh, on mingid väiksed abistajad, noh, siin Eval ka ja Argo Teder, kes näiteks ma viimase aasta tegelikult mul pole enda simracingu riigi üldse olnud, ma müüsin maha, sest et noh, see raha oli paremini kasutada kuskil investeeritud või noh, ma ei tea, maksin üüri või midagi. Siis ma saan siit sõita tegelikult, et eelmised meistrikad ma sõitsin ka, sedasama Moosa riigiga sõitsin kaasa, sai ka poodiumi peale sõita, nii et pole probleemi. Et noh, Evaliga ma olen alati läbi saanud, aga muidu suht siuke sooloüritus, jah. Jaa. Davai. Sellest me juba rääkisime ka, et ennem oli, tahtsin küsida just selle e-spordi ja Taikani kohta, on ju. Et kas Taikan on olnud sul kõige kiirem masin, mis sa oled nii-öelda esimväliselt sõitnud? Kilovattide poolest vist küll ja kuigi noh, ma ei tea, kas tal nüüd on nagu see jõu ja kaalu suhe parem kui vormel eel, kui tal oleks põhja keeratud, siis mitte. Aga jah, sirge peal küll, ma arvan küll, sest et see Vampiro ja Mannerg, mingi Polo, see ei olnud sellest kiirem. Kõik need muud Porsched, millega ma sõitsin seal Driving Experience'is, see oli ka mingi 911 Turbo S, aga noh, seal oli see instruktor ees, et ma ei saanud nagu ringi aega teha. Ma sain korra vajutada ja siis öeldi, et jahuta maha või seal oli mingid teised tüübid olid ees. Et jah, aga nagu kurvitamise poolest, kuigi seal Taikaniga oli ka ainult üks ring, aga nagu sai täiega panna. Sellest kahjuks ei ole nagu head contenti. Üldse, kui ma vormel-eega käisin sõitmas, mul oli ka GoPro oli nina peal, aga ta oli nagu, see Hans pandi külge, siis mu pea läks niimoodi, siis sealt nägi ainult mu rool ja kubet. Ja see vormel-e üldine see experience, mis oli selle kohta väga palju contenti tehtud, nii et ja ega väga palju ei ole, aga ma jällegi loodan, et kui see vormel 4 tuleb, siis ma ka enne saan ühe Kaimaniga sõita, et saab sellega saab kiutada ja siis vormel 4 peaks olema nii, et kedagi mul ees ei ole, ma saan ikka päriselt ringe teha, et ma arvan, et see tuleb kõige ägedama. Aga kus praegu, noh kindlasti Red Bullil, nagu sa enne mainisid ka vaata, et Red Bullil oli, mis oli mängutööl või? Et noh, kindlasti neid võistlusi ja evente on väga palju, kus sa saadki, lähed võidad midagi ära ja saad kuskile minna, et mis oskad sa kohe siin veel välja tuua või mis on tulemas äkki midagi, kus on selliseid võimalusi? Tegelikult see mängutöö oli ka nii, et ega me ette ei teadnud, mis saabunud on, et oli vist koha peal saime teada, et on mingi driving experience lõpus ja ma alles nädalaga tagasi sain teada, et see vormel 4 üldse. Ja noh, järgmine mängutöö tuleb ka septembris või august või mis iganes, see nagu tuleb ja seal on ka see Gran Turismo võistlus, nii et kelle Gran Turismo on, hoidke silmad lahti. Siis sama Corner 1, noh see on küll hobikardisari, aga seal on nagu ka sel aastal, et saab selle V1600 Civicu Yarisega vist ja siis saab ka võistluskaardi testi. Selle ma ka eelmine aasta sain, aga ma annetasin selle ühele mingile noorele kutidest, ma olen võistluskaardiga juba sõitnud. Et tegelikult ei nii palju ei ole, neid võiks olla rohkem, et ka näiteks seal sama, no see Porsche ring on ju, ta on virtuaalselt sisse skaneeritud, ta oli see vana skaneering, nüüd Tõnis Vanaselja lasi skaneerida värskelt, see on see, mis me siin sõidate. Et nagu seal Porsche ringil on, nagu Porsche ring ise on sees, aga seal koha peal nagu simulaatorid ei ole, et me tihti rendime sinna, aga ma olen nendega rääkinud ka, et jumal lahe, kui see oleks nagu, et seal samas koha peal on simulaatorid, et see on nagu esimene osa sellest experience'ist, sõidavad seal, siis lähevad päris rajale. Ja seal saaks ikka teha mingid võistlusi või et kellegi auhinnana anda sõita, aga neid on jube vähe, et jällegi ma arvan, et turgu on rohkem, kui seda ära on kasutatud. Üks asi on ka see BATCC, Baltic Touring Car Championship, mis enamasti BEM-idega sõidavad. Sellel on nüüd ka lätlased on korraldanud sükest BATCC, kus siis ka mina ei saanud, aga üks eestlane ka just hiljuti sai testipäeva päris suure, kus selle BMW Cup autoga. Et siin jah, leedukad korraldavad, leedukad jah, World Sim Series. Et seal saab sõita, kus on võimalik saada, aga muidu vist mitte, jah. Siis ma mõtlen, et e-spordi puhul on tegelikult hea see, et see ei pea olema sul ju Eestis ju. Tegelikult on see, et samamoodi sul internet olemas, et vahet ei ole ja kus kohas sul, kui sul Eesti litsentsiga saad muudes asjades osa võtta või kuidas see pool just nagu tehniline pool käib? Noh, need litsentsid nüüd on standardiseeritud riigi poolest, et kõik muud võistlused, noh, polegi mingit litsentsi vaja, sellist pead kuidagi olema sinna kvalifitseerinud, et no näiteks kui ma käisin sinna nüüd Singapuris üle-eelmine aasta vist juba e-olümpial, see oli nii, et näiteks Gran Turismos top 10 sõitjat oli nii, et sa saidki läbi mingi mängu sisese platvormi, kus kõik said minna, mitte midagi polnud vaja, pidid lihtsalt olema kõige kiirem mingist, ma ei tea, miljonist sõitest. Aga teine variant oli see, et iga nagu riigi alakomitee sai ka ühe inimese viia. Seal vist oli mingi 40 riiki, mingid Aafrika riikidest oli ka mingid vennad kohal, pluss siis mina, sest ma sain ka tasuta sinna kuidagi, sest ma olin 2 aastat Team Estonia liige, autosport Team Estonia, siis mis ongi nagu päris olümpiasportlaste tiim. See oli ülilahe kogemus, me hästi palju käisime mingitel konverentsidel või õpitubades koos mingi päris, noh, ma siis väidetavalt olin ka päris
olümpiasportlane, kuna autosport nüüd võeti sinna alla. Et siis tänu sellele ma sain ka nagu, kusjuures need asjad, mis räägiti ka nagu sportlase karjäärist või mingitest nippidest, need kõik nagu kehtisid minu puhul ka ja olid väga nagu kasulikud. Ühesõnaga tänu selle, et ma olin seal Team Estonias, siis mind võeti nagu sinna olümpiamängudele ka, või noh, päris olümpiamängud, aga virtuaalsed. Et see oli ka üks variant, aga jah, need 2 varianti ongi, et kas sa oled kuskil mängus ülihea ja kuskil läbi leaderboardi otse saad. Okei, 3. Teine on see, et sa kuskil meeskonnas, kes kutsutakse kuhugi võistlusele. Ja 3. on siis jah, nagu kohalikul tasemelt kuidagi läbi mingi platvormi. Aga selles, mis Eestis on tegelikult see nüüd näiteks sügisel tulemas on ju, see sinna saab ju tegelikult ükskõik kes. See vist isegi pole nagu vanusepiirangutes, mõnikord on noored ja väga vanad. Lihtsalt 20 € litsents, mingi 20 € osalusvõttetasu. No, iga etapp sa pead olema mingi 107% sees, et kui sa oled liiga aeglane, siis sind võidakse mitte etapile lasta. Aga noh, sa saad ametlikus serveris trenni teha ikka ja kui sa vähegi oskad sõita, siis sa saad. Seal muidugi ka meil on eraldi nagu kohtunike nagu paneel, kus kui sa liiga palju pahandust teed, siis sa saad karistada ja sa pead sõitma oma päris nimega, et seal ei saa nagu hullu panna, kui sa nagu oled paha, siis sa varsti ei saa enam sõita. Aga üldiselt jah, igaüks, kes vähegi tahab, siis saab, et need rivid on meil ka päris pikaks juba teinud. Palju praegu osa võtab? Minu arust meil oli see aasta oli rekord GT etapil mingi 76 äkki, ja see oligi, et oli juba A ja B finaal eraldi. Vist oli 76, midagi sükest, et oligi nagu 2 finaali jagu inimesi, et oleks olnud 1 rohkem, oleks pidanud mingi C-finaal tulema. Nii et see on tegelikult nagu simracing jaoks on päris suur number, et vanasti enne neid Eesti meeste võistlusi meil oli mingi vormelisaared, kus oli 8 või 10 osalejat ja siis pooled katkestasid ja oligi nagu igav, sest et noh, mingid tava automängudel on nagu ülilihtne seda sõita, on hästi palju mängeid, aga need simracerid ja e-autosportlasi nagu nii palju pole, et see mingi sisenemislävend on ikka piisavalt suur, et kui see on juba 100 inimest Eesti meistrikatel stardis, võib-olla hooaja peale kokku ongi isegi üle 100. Või näiteks on ralli meistrikad on ka, rallis on niimoodi, et sa saad nagu sõita omal ajal, et 2 nädalat kestab mingi periood, mingi ralli ja sa saad sõita need katsed läbi, mille iganes tahad, et seal on nagu palju paindlikum, on need osavõtteid palju rohkem, et see ka üldis praegu käib. Jah, ma olen ise ka seal rallis sees, ma võin kohe julgelt öelda, et küll allpool, ma võistlen just ühe oma sõbraga, ma pole paar tükki nüüd küll vahele jäänud, aga noh, see tase, mis seal on, noh, see on minul nagu nii kaugel eest ära, et noh, see tund aega päev, see, mis ma enne võistlusid tavaliselt treenin on ju, no ma ei jõua sinna järgi, et ma olen ka mõelnud, et peaks mingit hoopis ringrada proovima, et äkki on nagu rohkem võimalust. Kes seal tipus on, see legend Riks on alati TikTokis laivis, ma näen kogu aeg. Mine ei tea, aga ma kogu aeg alati vaatan selle Discordi kanalis ka, et jälle top ja nad kogu aeg istuvad seal. Aga korra mängust rääkis, tegelikult ma vist sain vastuse ka, et ütleme vormelivõistlus on ju 100, palju Eestis osaled on? Mingi 100 kuskil või? 70, 100? 70 oli nagu ühel etapil, et siuke hooaja peale kokku tuleb 120 või. Ma mõtlengi, et nüüd kui võistlus on ju, kas see on siis niimoodi, et see on nagu mingi üks kindel päev, nädalavahetus või? Kõik sõidavad kvali ära justkui või üksinda või kuidas see nagu? Meil isegi nüüd, see oleneb platvormist, meil vist iRacing juba oli jah nii, et sa nagu ei näe üksteist, sest et muidu sa saad teha mingi tuules sõitmise, mingid skeeme. Kui nad päriselus saaks, nad teeksid ka nii, et ei oleks skeeme, aga päriselt nad lihtsalt ei saa. Aga muidu küll, et see on täpselt samal kellaajal, tavaliselt pühapäeviti, õhtuti. Ja siis kõik on koharaga oma kodudes või siin. Meil on tihti olnud nii, et ka mingid etapi finaalid on nii, et on julgustatud koha peale tulema. Et saab ka sõita nii, et nagu lännis siin koos pluss serveris. Aga noh, kõik on jah oma kodudes samal ajal ja ülekanne läheb käima ja üks võimalus ja üks start ja läheb. Ja mõtlengi, et see on samamoodi, et nagu kõigepealt sõidetakse siis kiire ring ära või ja siis tuleb stardijärjekord ja siis ongi nagu mitu finaali. Tihti tehakse nagu päris sarjade formaadi järgi, näiteks Vormel 4 on ka nii, et on nagu sprindisõit ja siis on nagu pikem sõit ja et on nagu mitu kvalifikatsiooni vahepäev ja mingid kvaligrupid või skeeme saab teha kui iganes palju, aga jah, korraga kõik on real. Siis ma tean, et rallile saab praegu ükskõik mis ajahetkel saad minna liituda lihtsalt, on ju, kuidas osa võtta. Kas nii-öelda ringraja peal on ka samasugune või siis sinna peal on kindlalt olema? Saab ikka. See küll, see osavõttetasu on nagu hooaja peale, et on tasuvam minna alguses, aga see on ka mingi 20 €, et saad ka viimaseks etapiks minna proovima, no problem. No mõtlengi, seda ma peaks ise ka proovima, et lihtsalt selle osavõttutasu, see oli 20 € oli osavõttutasu ju. Ja. Et lihtsalt kui sul see litsents juba on, siis ja litsents on olemas, just. Aga päris lähe, mis rooliga sa sõidad või kuidas? Mul on Fanateki TDR2 või 8 Newton-meetrini Fanateki just see just, mis jah see, et täiesti originaal, kõike midagi sealt muudet ei ole ja ka lihtne setup, ei ole midagi erilist.
ja oli iRacingu siis tool ja asjad ja tead, ei ole päris see alumiiniumraam, aga ta on see nagu see valmis komplekt nii-öelda, kus on siis mingi lahti käiva tõmmata ja midagi sihukest. Okay. Neid on igasuguseid, kuniks see nagu väga läbi ei paindu ja kuniks on mugav, siis on hea, et see tihti pannakse mingid sellised päris bucket seat'e, mis nagu näeb väga racing välja, aga seal, kui sa tahad pikalt istuda, siis ei saa, et siuke autotool panna on palju parem. Ta pigem ongi nagu autotooli, mul ta ei ole nagu hästi, umbes säärane ongi. Just nagu poolkorv pigem läheb, ta käib ka ilusti kokku ja ma annan kõik mul koos nii-öelda selle rooli, pedaalide ja tooliga äkki läks, kõik on äkki mingi, noh ka 1000 kuni sinna alla selle vist isegi, et. Lahe. Tubli. Mul oli ka Simm, aga ma müüsin maha selle Birger Kiirendile, siis mul vist ta sõidab drifti. Mul oli ka nagu drifti suunitusega Simu ehitasin, tahtsin proovida seda, aga kahjuks ka ei olnud aega nii palju, et siis läks inimesele, kes täna siiamaani pro-klassis sõidab, et ma loodan, et tal on kasu sellest. Isegi meil drift oli ka vahepeal nagu Eesti meistrikatel virtuaalselt, aga siis pidi ka olema, see oli Assetto Corsa peal, siis pidi ka olema nagu päris kohtunikud pidid tulema, et seda hindamast, et drift on siuke mitte stopperiga mõõdetav ala, et see oli veits keeruline alati, et praegu vist ei korraldata, aga on ka võimalik, jah. Drift Mastersi seriaal või selles mõttes Drift Masters nagu, kes on siis nii-öelda see Euroopa kõige suurem sari, et neil on nagu see sari, et seal saab täitsa võistelda. Ja ma tean, et eelmine nädalavahetus oli ju väga positiivne, et 2 eestlast said Drift Mastersi poodiumile, et Oliver Randru, Kevin Pesur ja siis Oliver ju võidukõnes ütles ka seda, et nad ju ikkagi ikka enne kui nad lähevad, testivad raja läbi, et saada see tunnetus nagu ette. Et kõik ikkagi harjutavad, et nüüd see on nii nagu realistlikuks läinud, et kõik harjutavad ennem, et nagu nii-öelda tavalist sõitus harjutadki Simmi peal ja teed soo ja tead, kuidas on. Testi peal ka siis, nice. Sest rallis on vist veel seda ideest, et rallikatsed sa peadki nagu rallit sõitma, et sa oled, mis katses on, aga kuigi me vist ka vist oli Romet Jürgenson või keegi, kes ka nagu sai esimese võimaluse läbi mingi rallimängu võistluse, et seal on nagu veel trenniks ei kasuta, aga see, et driftis kasutatakse, ma ei teadnudki. Lahe, väga hea. Ja eks rallis on ka see sama minu arust, kas nüüd oligi, kas ei olnud Romet või keegi ka võitis seal, mis ralli nüüd oli? Portugal või? Ei. Vahet ei ole, igatahes ta andis ka intervjuud seal ja siis ta rääkis seda sama asja, et rallis see tunnetus ei ole veel nii hea vaata selle Simuga, et driftis ju siis nagu on ja ta ütles lihtsalt seda, et sa saad katset ikka õppida vaata, et tihti mingid nagu katsed ikka nagu mingid lõigud nagu ikka on samad, et sa saad vähemalt mingi tunnetusegi või enam-vähem nagu mingi etteaimdus ikka, kui see rada on või mis iganes on ju. Sest minu meelest neid skaneeritakse ka sisse ja seal on Richard Burnsi ralli, ta on küll vana graafikaga, aga ta pidi olema hästi siuke nii-öelda ikkagist nagu päris. See on jah väike nagu arengu hälve on, et meil nagu kõige täpsem rallimäng siiamaani on mingi 20 aastat vana, et kuna ralli nagu rada on nii muutuv, siis seda füüsikasimulaatorit, füüsikamootorit teha täpseks on nagu palju raskem, et meil võib olla nagu tavakasutaja arvutid ei vea seda välja, et see on nagu ka üks asi, kus on nagu puudujääk. Vist nüüd on siuke mäng nagu BeamNG, mis muidu on nagu asjade lõhkumiseks mõeldud, aga kus nüüd vist on ka mingi rallimootor peal, mis on väga kiidetud, aga et seal läheb aega, vist peab mingi järgmine mäng välja tulema. Ja üks vist ka, kes oli Virves, kes ka pikalt Simu sõitis, nüüd ma ei tea, kas ta on seal vist trenni teeb või mitte, aga tema ka oli Simus meil väga kiire, nii et jah, kantuvad üle küll need oskused. Äkki eks see on ka lõpuks võib-olla see, et kui see ralli nüüd teha nagu päris simulaatori mänguks, siis see on lihtsalt nii raske, et keegi lihtsalt ei mängi seda, vaata, et siis on nagu see tavakasutaja kaob nagu sealt ära, et kui sa paned selle full on, isegi kui sa sõidad täna WRC 2, kui paned kõik need ju damage asjad, kõik täiesti põhja. See ei jõua kaugele lõbu kaob ära nagu. Esimeses kurvis oled ja auto on katki ja siis ongi kõik. Sul on mitu etappi veel minna, tavaliselt kestab see mingi tund aega see võistlus kogu, on ju. Ja siis ongi see, et kui sa seda esimese kurvi valesti arvestad, on ju, sul on mingi vigastus autol ja kõik, sa kannad oma sõidu maha ja oligi kõik. Aga hästi, ma olen päris palju nüüd rääkinud, aga kuidas sul siis tuleviku vaated on, et kas hakkad veel, mängid veel simmidega või võtad sa osa aktiivselt mingitest sarjadest? Ma ei või võtad tea. Väike paus? Ma pigem siuke aasta tagasi juba otsustasin, ma läksin nüüd üle-eelmise aasta sügisel läksin kooli jälle ja nüüd ma olen vaikselt, ma hullult pingutajad kuttida, ma müüsin oma asjad maha, siis ma juba ostsin tagasi, müüsin uuesti maha, vahepeal nagu pikalt downgrade'is, et ma olin nagu parimad asjad olid mul pikalt, siis ma nagu
pidevalt tegin odavamaks, ma läks aina halvemini, või noh, läks ikka hästi, aga ma nagu noh, ma tegin kõik, mis võimalik, et nagu kuttida. Ja nüüd lõpuks ma sõitsin siit, mis natuke oli tegelikult hea, et siis üks asi, mis on jah, halb, sest simracingus saad nagu oma toas üksinda, et see nagu lõpuks hakkab nagu veits rusuma võib-olla. Et siin sai nagu juba teistega koos olla rohkem. Plus noh, see aeg lihtsalt, et kui ma olen terve elu 8 tundi päevas panen siia, mingi kuskil miinimumi palga eest sa saad tegelikult rohkem raha ikka kätte. Et noh, ma korraks proovin nüüd päris elada ja no ma nüüd järgmist seda Eesti meistrikut sarja ei sõida kaasa, mis on esimest korda üldse. Aga noh, kui on mingid sellised special üritused nagu see sama mängutöö, kus ma ka varem, ma olen võtnud PlayStationi natuke treeninud ja võitnud. Ma arvan, et seda ma teen edasi. Ja noh, sellised võimalusi pidevalt nagu tekib järsku kuskilt, et noh, ma olen ikkagi olemas ja noh, täna ka, enne kui te tulite, ma siin sõitsin iRacingut, sest et noh, mul on puudu mingist nagu sensatsioonist, et ma tahaks seda, üldse see hoiab kuidagi teravana, kui sa vahepeal saad nagu kas või lihtsalt sõita või võidu sõita, et see vajadus kahjuks ei kao kuhugi, kui ma talvel müüsin oma asjad maha, paar kuud ma sõitnud üldse, mul hakkas nagu paha, sest ma ei saanud mingit sensatsiooni kätte, mida ma harjunud saama. Et no ma arvan, et ma päris ilma ei saa, pluss noh, kuna ma olen nii palju sõitnud, siis ma on seda kogemust, mida teistele edasi anda, et ma käin siin mõne jüngriga trenni tegemas. Pluss siis see hobikaart ka, kuna ma olen Õismäel pool elu sõitnud ja tööl olnud, siis see tuleb kasuta automaatselt mul, et ma nagu kuniks ma saan niimoodi, et ma midagi teenin sealt või saan jään kasumisse, siis ma sõidan seda hobikaardi sarja ka. Ja siis näis, aga jah, siin nagu profisimu, siuke, et 8 tundi päevas, ma ei usu. Pigem ma nagu, noh, ma ei tea, kas ma just korraldada tahan näidata, aga nagu kuidagi suunata või näidata või proovida või midagi promoda või just neid 2 maailma kokku viia, et see on aga alati lahe. Aga aeg-ajalt peab jah, seda mingit sükest tunnetust tahaks saada, jah. See on süke füüsiline või vaimne nagu sõltuvus natukene. Aga siin on ju selles mõttes väga põnev, et me kohe saame testida siis meie selle Fiatiga siin Vego ringi all. No sest ma vaatasin, et sulle pandi juba aeg ette ära, et ootused on väga Argo mul ja testida ei lubanud ega midagi, aga ta arvas, et võiks süke aeg tulla, aga noh, muidu üldiselt ka, võib-olla ma pole mingi kõige talendikam sõita, aga ma oskan tööd teha, et kui ma kuskil näiteks lähen karti sõitma või asja, siis ma alati vaatan kõik videod läbi ja täpselt analüüsin ja siin ma pole seda teinud. Aga no ma seda rada tean, on ju, seda autot ma kujutan ette, noh, ma mingit trikki ei tea, aga ma kavatsen pingutada. See on tavaliselt annab kõigile siuke, noh, et mine põhimõtteliselt peale, on ju, et ega sinu olema ka täna, ma arvan, et otse siia peale lihtsalt ilma soojenduseta ja... Palju me siis sõites on või kuidas see käib nüüd? Mis täpsed reeglid on, siis ma tahan täpselt ära kasutada. Täpsed reeglid on tegelikult nii olnud, et tegelikult on kõigil 5 ringi, aga ütleme nii, et kõik on sõitnud 5 peale. Ehk siis kõik on saanud kokku 10 ringi sõita. Ja okay, teie öelge. Ehk siis 1.28 on praegu parim aeg Ingo Kikase poolt. Meie oleme ise seda oma simudes Kaspariga sõitnud ja me mõlemad saime sinna 1.26 lõppu või 1.26 midagi me sõitsime, aga see oli juba ikka siuke, et 100 ringi huugasid ja siis tuli nii et 1.25 tundub väga optimistlik aeg, et väga põnev on vaadata, et paneme su simu sõitma. Ja siis me saame selle video siia panna, vaatame, mis aeg tuleb. Polis tõseb juba. Ja siis pärast võtame kommentaarid ja saame veel lõppu. Ja siis lõpetame ilusti ametlikult ära selle asja. Et praegu valime siis simu peale ja vaatame seda ju. Davai, teeme nii. Nüüd me hakkame seda live kommentaari tegema või? Just. Alati oleme ise öelnud, proovime käike ette öelda, aga vaatame, kuidas prof seda autot käsitleb. Jah, just. Et siin on hea, et saab vaadata ka seda enda taktikad just, et mis kiirustega just kohast nagu kurvi minna. Sellepärast, et see on endalgi nii mõndagi õppida. Aga ma mõtlen, kujutan ette, missugune tegelikult pinge tal peal on ju. Kui tuled siia, sul on juba ette pandud 1.25 on ju. No see on suht sama, mis tegelikult Marko sõidab oma GT3-ga seda aega. Saab paar sekki on ju, veits kiirem ja sõidab on ju, aga ta mõtle seda, see poiss pingutab Porschega ja seda sama aega, mis teine sõidab Fiatiga on ju. No, ütleme, et Marko parim aeg oli 1.19.10 päriselt, nii et siit on meil kena 8 sekundit minna, aga ütleme, see on Fiat 500 ka. No just täpselt, et kui me sõitsime ju radas oli 1.40 on ju. No see on muidugi meil ei lubatud ka. Meil lubatud ka, aga jah. Ja see on, kui kodus ise ka sõidad, sul on vähemalt mida nagu ületada vaata. Siis ma olen täiesti kindel, et mõned, kes meid vaatavad, on proovinud ka ise sõita aega üle.
vähemalt üks inimene ma tahaks loota, et on kogu meie jälgiskonnast. Täitsa huvitaks teada saada, mis on ka teiste ajal. Minu arust isegi, kui keegi on sõitnud, pange kommentaar meil video alla, mis aega kodus sõidate. Ja kui keegi saadab meile videot ja sõidab Risto aja üle, siis me saadame nokamütsi. Kindlasti, jah, just, see on 100% kindlasti. Aga 8 ringi, esimene vist oli siuke soojendus, 7 ringi siis kiiret ja 1.26, 4.75 aeg. See on täitsa uskumatu ikkagist. No räägi oma siis sõidust meile natuke lähemalt, 1.26. Jah, sest nagu lihtne auto tundub, aga tegelikult ei ole üldse, et ta on küll esiveoline, aga kui sa gaasi lahti lased, siis ta nagu tahab kohe tagaotsa minna. Nii et ma nüüd sain mingi 7 ajalist ringi teha, ma esimese ringi lihtsalt sõitsin, ülejäänud ringid katsetasin ja viimased 2 ringi nagu pingutasin, aga eelviimane ring mul oli ülihea tulema, siis ma lasin viimases kurvis nagu 2 ratta peale ja siis ta lendas mul kuhugi minema, et see oli päris hull. Aga jah, tegelikult pidi suht sujuvamalt sõitma, kui ma arvasin. Assetto ongi siuke, kus sa pead nagu kurvi minema, mitte nagu väga üle piiri. Ning et selle auto nagu veits väänetik on, et pidi nagu juba käik kõrgemaga sõitma, kui oleks arvanud, aga ma arvan, et kui mingi ja veel e-autosportisi peale lasta, siis see 25 on tehtav teoreetiliselt, et ma nüüd siin kindlasti ei saanud ideaalset ringi. Aga no okei. Ehk siis ühesõnaga, täna küll ei tuld sulle siia 25, aga jällegi see on võimalus nii-öelda ennast ületada ja paremini teha. See on 1.26 ja 4.75. Vot, ehk siis, mis ise arvad, lähed ka nüüd või jääd siia, jääd proovima veel paar tundi ja üritad 1.25 kätte saada või? No ma ütlen, et ei jää, siis lähete ära ja siis hakkan sõitma. Nii see mu elu käib. Ei, ma arvan, et mitte, ma olen rahul. Ja see on alati lahe, kui on siuke nagu mingi pingega üritus, et on kindel ajalimiit ja siis pead sooritama, et see on lahe, et see on võib-olla miski, mis nagu e-autospordis ongi puudu, et oleks mingi kindel ajapiirang, nii et lahe üritus. Kas sul on endal ka mingeid asju, mis sa tahad veel välja hõisata või sul on kanal YouTube'is näiteks või mis iganes asju? Tegelikult on jah, YouTube'is ka ma nüüd, kõik, mis ma sõidan päriselt kaasa, loodetavasti see Austria kogemus ka, ma panen alati YouTube'i oma nagu onboard'id, et kes viitsib vaadata mind sõitmas või vaadata, sealt näetegi, kuidas mingid hobikardi võistlused välja näevad või kui näiteks lähete mingit kardirajale sõitma, pole varem käinud, siis minu videotelt leiab kindlasti üles ja üldse mul on Linktree, kus ma Insta ja Twitch ja mul on kõik asjad, et guugeldage ja siis saate teada, et ma väga palju asju enam ei tee, aga aeg-ajalt midagi võib leida, nii et jah. Kuna ikkagi võitjal on alati šampus ette nähtud. Yes. Nii et palun, ärme siin pritsima hakka ja Veego käib ka alati osa. Nii et suur aitäh ja võit on kirjas, nii et aitäh sulle. Ma arvan seda, et me rohkem siin Kütsipeatuse podcastis šampused välja pea jagama, sellepärast, et aeg on kindel ees, raudne. Oot, kuule, suur aitäh sulle, et tulid ja ma loodan, et teeme midagi koos ka huvitavat lihtsalt veel, et võib-olla me proovime mingid simreisse või karti või mingeid asju. Jah, tore, et ühendust võtsite, väga lahe ettevõtmine, olen ka nüüd natuke tutvunud, mis asju see Veego üldse on, aga ma enne ei teadnud, aga nüüd olen targem, nii et lahe ettevõtmine. Tänu sulle.